motivatsioon tuleb sõnast motivus, mis tähendab liikuma. Ja liigutama hakkame täna meiegi, sest algab saade Liikuma. Siia salvesti telki, mõtlen, et saan osta salvestis suppe ja igasuguse konserve ja siis happu kapsasporgandiga ja enne imet tegelete smuutidega. Milliste smuutidega tegemist on? Tegemist on siis puuviljapüreedega, kus me ei lisa siis suhkrut juurde ja kõik on kiudaine-allikaga. Ja mõistlik on siis kasutada neid sportimises või siis kui lähed töö juures vahepalaks. Ma arvasin, et need on beebidele mõeldud. Ei, meil on eraldi beebidele põnn ja muuti. Et need on pigem ongi nagu täiskasvanutele. No kes sellise toreda mõtte peale tuli, et hakata selliseid toredaid asju müüma? No me vaatasime turu üle, vaatasime, et tegelikult ei ole selliseid, kus ei ole lisatud suhkrut ja on ainult puuviljapüreed baasil. Et mõtlesime, et toome ka seda turule ja need on kõik orgaanilised. Kõige uuem on siis peedivaarika smuuti kanepi seemnetega. Kas soovite proovida? Peedivaarika smuuti kanepi seemnetega. Ma proovin. Nii, teeme ära. Uskumatu, ma arvasin, et see on sellise imeliku maitsega, aga see on väga hea maitsega. Päriselt ka, et teisi ma ei ole proovinud ja ilmselt ma valiksingi selle. Väga hea, seda on hea kuulda. Aga mis teil see hittoode on ja kaua te juba turul olete olnud? Meie hittoode on praegu siis Pirni kiivi smuuti spiruliinaga. Ta on võitnud meil 2 auhinda. On nii parim puu- ja köögiviljatoode kui ka parim lisandväärtusega toode. Nii et ega muud kui siis, kus neid siis leiab, et parimates poekettides, jah? Jaa, me oleme parimates poekettides, me oleme kõikides sees Eestis. Kas see vastab tõele, et uuenenud Kalev Spa on tõepoolest avatud? On tõesti avatud, nüüd on kohe ametlikku avamispidu ka ära olnud, nüüd on kohe niimoodi kõigile uksed lahti. Milliseid uuendusi on tehtud? Meil on hästi palju uuendusi. Et kõige tähtsam uudis on muidugi see, et 50 meetri basseini alles, sest igasugused erinevad jutud käisid. Ja nüüd ta on veel parem, korda tehtud. Ja siis hästi tore vaatamisväärsus on see, et selle suure kaare sisse poole basseini peale ehitati spordiklubi peale. Nii et see on juba selline vaatamisväärsus, nagu lagi oleks basseini peal, seda tasub vaatama tulla. Siis lastele uuendus, meil on üks uus liutoru. Nende batuutidega saab seal peal sõita, et kokku on siis lastele 4 toru. Siis 25 basseini asemel, mis meil ennem oli, on nüüd üks selline voolujõgi, aga see vool ei ole üldse nii väga tugev, nii et see on ka lastele hästi sobilik. See meeldiks mulle. Ja, meeldibki kõigile. Ja seal on ka igast erinevad massaažitüüsid. Siis on hästi tore asi, mida meil ennem ei olnud ja mille järgi me väga igatsesime, täiskasvanute ala. Et meie nimetus on sellel sauna oaas. Ja see on siis tõesti lastega sinna ei pääse, aga see on selline luksuslik lõõgastusala, kus on 5 erinevat sauna ja 4 erinevat basseini ja teisel korrusel lõõgastusala, kus siis on linnulaulu ja kokteili ja lihtsalt lõõgastust, nii et lastest vaba puhkus on selle asja nimi. Lapsed said endale sünnipäeva pidamise toa, meil ei olnud ennem. Meil olid küll sünnipäevapaketid, aga ei olnud sellist eraldi ruumi, kus sünnipäevapidu pidada. Need on hästi populaarsed. Lastel on oma sünnipäeva pidamise tuba ja meil on võimalus ka sinna juurde mängujuht, suurematel lastel isegi see populaarne suppi-treening. No väga lahe, ma arvan, et tuleb enda silmaga kaema tulla, kas hinnad on samaks jäänud või kui ikkagi seal minut aega kauem riidesse paned, siis tulevad mõned sendid juurde. Vaata selle hinna kohta ei oskagi ütelda, et kuidas keegi ja mida ta hindab. Et kui näiteks tulla sinna meie uudsesse spordiklubisse, seal on hästi palju õhku, seal on puhas, seal on uued masinad. Võib-olla ta tänases hetkes suurte spordiklubide koha pealt on natukene kallim teistest, aga see on täpselt see, mida inimene hindab.
aga nüüd ma olen püüdnud kinni Eesti Loto pealiku Riina Roosipuu. Kuidas, Riina, sellega siis on, et kes lotot ei osta, sellel ei ole ju üldse võiduvõimalusi? Absoluutselt. Võidu tõenäosus on palju suurem, kui pilet on näpus. Nüüd, kus sina oled Eesti Loto boss, mis sa selle ajaga Eesti Lotos muutnud oled? Kindlasti ei ole muutnud mina üksi, meie kogu tiim on vaeva näinud, aga mul on suur rõõm, et selle aasta juulikuust on Eesti Loto kodulehekülg uuenenud ja nüüd on ta tõesti, näeb välja kaasaegsem ja saab läbi mobiili osta väga mugavalt ja et see on võib-olla niisugune kõige suurem väljapaistev muutus nagu kõigi toodete jaoks ja teine suur töö sisemiselt ja väljapoole siis ka hästi vastu võetud uudis on meie bingoloto, mis uuenes alates augustist ja on nüüd palju suuremate võiduvõimalustega ja on ka väga hästi tööle läinud. Aga veelgi suurem uudis on sul siin käes, et välja on tulnud uus spordiloto ja see sobib imehästi tänasele tervisemessile. Absoluutselt, eks see on üks põhjus, miks me täna siin väljas oleme, et loomulikult Eesti Loto ongi ju selleks ellu kutsutud, et läbi hasartmängumaksu koguda toetust mitte ainult spordi, vaid ka tervise, kultuuri ja erinevate asutuste jaoks, aga läbi maksu see on üsna nagu umbmäärane, et me sellel aastal koostöös EOK-ga töötasime välja sellise eritoote, millest siis lisaks siis maksule loomulikult läheb 50% umbes igalt piletilt otse EOK noorte toetusprogrammi, mis siis aitab lootusandvatel noortel sportlastel jõuda sinna päris tippu, nii et tänu siis iga piletiostjale ma arvan, et Eestis uued tulevikulootused jõuavad palju kaugemale. Imeline, mina igal juhul olen spordi poolt. Kui suured on siin need võiduvõimalused? Ma vaatan, et 3 peavõitu suisa 10 000 eurot. Jah, et nii nagu ka teised tooted, et see toetame rohkem ei tähenda, et võitja jaoks põnevust vähem oleks, et peavõidud 10 000, siin on hulk väiksemaid võite sees, nii et umbes iga 3. võidab, nii et kraapimisrõõmu ja sportlikku õhinat ka selle pileti ostjale peaks siin piisavalt jaguma. No räägi, näiteks kui inimene võidab 100 000 eurot, siis kuidas ta väljendab oma võitu? Kui mina töötasin teie asutuses, siis tuldi šampanjaga kohale ja sõna otseses mõttes see kabinet tehti mul šampanjaga kokku. Ja, eks inimesi on erinevad ja mind ennastki on üllatanud, et on eestlane, kes väga emotsioone välja ei näita, mõni võib tulla mitmekümne, võib-olla isegi 100 000 peale öelda, jah, aitäh, võitsin. Aga samas on neid tõesti õnnelikke inimesi, kellel on niisugused toredad lood, et mis ma nüüd siis teen ja kuidas see mu elu aitab. Riina, lepime kokku, et kui sa võidad, teeme võidu pooleks. No, vaata. Et see pilet toetab ainult sporti. No jumal tänatud. No mis see rahvatants nüüd on? Kas puhas liikumine või ta on ikkagi juba spordialaks muutunud? Minu jaoks on ikka liikumine ja elustiil, sest see ei ole ainult ju labajalg, see on peredega ühes käimine, kõik seltsielu. See on lihtsalt meie elu. Aga kipub küll nii olema, et tantsupeo protsess läheb juba spordiks ja selliseks tõsiseks tegemiseks kätte, nii et tõsine sport. Mida te siis teete, kui teinekord sammud sassi lähevad? Naeratame, jah. Täpselt nii, naeratame, siis vaadatakse meie nägusi, mitte jalgu. Mul on üks üllatus ka varuks. Kas ma tohin sinuga kaerajaani tantsida? Ja ikka võib, jah. Pidamatusest ei räägita kuigi tihti, see on justkui tabuteema, kuid mis asi see õigupoolest siis on ja miks sellest nii vähe räägitakse? No tegelikult see ongi tabuteema. Kui on ikkagi tulevad tilgad püksi või ei jõu õigeks saaks WC-sse, siis ega sellest ei taha nagu kõva häälega rääkida. Aga pidamatust, miks see üldse tekib? Pidamatust tekke põhjuseid on päris mitu.
tänu sellele on ka pidamatuse ravi võimalusi päris erinevaid. Aga inkotuba on siin abiks tegelikult sellele, et tihtilugu inimesed ei julge ka arsti juurde pöörduda selle probleemiga. Et meie siis oma nõustamiskabinetis üritame inimesi julgustada, seletame natukene lahti neid erinevaid pidamatuse tüüpe, et inimene üldse aru saaks, millest see on tekkinud, et mitte see ei ole võib-olla mingist laiskusest ja lohakusest asi, vaid tegelikult on seal taga ikkagi terviseprobleemid. Ja anname talle ka nõu, kuidas igapäevaselt oma eluga edasi minna, milliseid tooteid kasutada selleks, et see pidamatuse probleem teistele välja ei paistaks, et teised võib-olla ninaga seda ei tunnetaks, sellepärast et spetsiaalsed tooted aitavad siis inimesel ennast kuivana tunda ja aitavad ka selle lõhna lukustada. No tegelikult on meil täna siin väljas küll hästi väike osa neid tooteid, et on olemas nii sidemed, kui on olemas ka täiskasvanute püksid, kui on olemas suuremad mähkmed, aluslinad, naahooldustooted. Siin on hästi suur valik, mida me tegelikult saame inimestele pakkuda. Ja osasid nendest toodetest saavad inimesed osta ka riikliku kompensatsiooniga. Et kui on tegu puuetega inimestega või ka vanaduspensioniealiste inimestega, kellel see pidamatuse probleem on, siis nendel on võimalik osta sidemeid ja mähkmeid riikliku soodustusega. Kuna meie kabinetid asuvad üle Eesti erinevates linnades, et siis meie kodulehelt on võimalik vaadata, et millisesse linna kõige lähem minna on, kus me täpselt seal asume, kuidas me lahti olema ja ka kontakttelefonid. Nii et julgustame inimesi tõesti, et nad tuleksid meie juurde. Need, kes tulevad esmakordselt, võib-olla tahavad pikemalt nõu küsida, siis soovitame panna ka telefoni teel nõustamisaeg. See tähendab seda, et nõustajal on tema jaoks rohkem aega ja saavad seda probleemi süvitsi arutada. Mina pean sulle tunnistama, et mina ei ole mitte kordagi oma elus rullmassaažis käinud, millest ma olen ilma jäänud. Oi, eeskätt siis edenevast tervisest, aga ma arvan, et selle tuleb ise ära proovida, sellepärast et rullmassaaž on nüüd tõesti selline asi, mis on nagu nii individuaalne, et ma ei oska täpselt kohe öelda, millised probleemid mingil inimesel võivad olla, et millega meie juurde tullakse, aga samas ei pea ka ühtegi probleemi olema, sest me ju tegelikult kõige parem on, kui me ennetame igasuguseid tervisemuresid, liigset kehakaalu, mürkaineid enda organismis, nii et seda saab kõik rullmassaažiga ennetada, aga kui juba ka probleem on, siis saab meie juurest kindlasti abi. Selleks ei pea olema ju tingimata sulle tselluliit peal, et rullmassaaži tulla. Ja absoluutselt, et tselluliit, ütleme, see kõige populaarsem lööklause on ju, sellepärast, et siis kui on ju tselluliit, siis naised mõtlevad, oppa, nüüd ma pean midagi tegema, on ju, et sellest lahti saada. Aga tegelikult, ega see tselluliit ju on mürkainete kogum nii-öelda, millel on hoopis muud tagajärjed, et tselluliit on selline natukene ilutööstuse siuke markeeringssõna, et jube hea on selle peal nagu liugulasta ja reklaamida, aga tegelikult on selle taga terviseprobleem, et järelikult on mürkained siis meie organismis, lümfisüsteemis ja rullmassaaž siis sellepärast aitabki nagu nii-öelda selle lümfisüsteemi tööle panna. Meie õpetame ka, kuidas juua õigesti rakuloomast vett, et ilma veeta tegelikult mitte midagi juhtuda ei saa, sest me ju 70% vähemalt koosneme veest, et kuidas me siis saame elada ilma õige veeta. Nii et meie kombineerime siis Beautiful Me kehasalongis neid asju, me teeme koostööd erinevate Eesti arstidega, haiglatega, nii et me oleme väga professionaalse väljaõppe saanud, nii et me oskame inimesi suunata, kõik, kes meie juurde tulevad, et olgu see siis tselluliit või mitte tselluliit, olgu meestel suured rinnad siin ees on ja natukene allapoole vajunud, siis ka nendele saab selles mõttes leevendust ja abi. Ja kui me räägime niimoodi, et keskmiselt kuskil 20 sentimeetrit kaotab rullmassaažiga 10 korra kuuri tehes inimene kehalt sentimeetreid, siis tegelikult see ei olegi mitte midagi muud, kui me rullime välja need mürkained, mis meie kehasse on jäänud, ehk siis kehast põletik taandub tänu sellele ja sellest ka ju paistetus alaneb, sest sentimeetrid vähenevad. No natukene sain rullida ja mis seal salata, selline mõnus kõditunne oli. Ja eriti jalataldadel, et kui meil on siis 15 erinevat asendit tehakse selle masina peal, 56 minutit kestab siis protseduur ja alustatakse siis jalataldadest, keha võetaksegi tervikuna, nii et te teete läbi kogu keha, et me ei saa teha, et näiteks jälle hea näide tselluliidi pealt, oi, mul on siin paremal pool natuke rohkem tselluliiti, et kuule, ma teen nüüd 56 minutit seda, et see ei toimi nii, et keha tuleb võtta tervikuna selleks, et ta sinna selle probleemse koha peale mõjuks, aga jah, see kõditunne võib-olla jalataldadel on, aga ütleme niimoodi, et 4 minutit on jalatalla asendid, siis ütleme minutike sa teed ja siis see juba tegelikult kaob ära, et keha hakkab nagu siis harjuma. Meil on lihtsalt hästi palju närvipunkte ja tihti ka kinniseid punkte, millest tegelikult kõik ka keha edasi läheb ja alguse saab seal.
Kas võite öelda, et kõik Eesti linnad on varustatud rullmassaažiga? Me oleme esindatud siis 10 salongiga 8 Eesti linnas, nii et oleme päris kaugele jõudnud, kindlasti jõuame veel edasi, meile väga palju kirjutatakse kogu aeg, et millal te meie linna jõuate, et näete, me oleme nii lühikese ajaga tegelikult juba paljudesse kohtadesse jõudnud ja jõuame veel edasi. No teist sellist nii reibast meest Eesti peal mina ei tea, nagu on Vello Vaher. Vello, kust tuleb sinu see jõud ja ramm ja selline nagu rõõm ja lõst? No mina kasutan väga paljusid erinevaid asju. Esiteks ma teen iga päev või magan korralikult. Ma teen iga päev 3 tundi trenni ja söön korralikult ja siis ma kasutan veel igasuguseid selliseid alates vitamiinidest, D-vitamiini, kalamaksõli ja siin ma olen mingisugune juba aasta-poolteist kasutanud kollageeni, et enne ma võtsin veel mingit bioglükosamiini ja muid asju, aga ütleme nii, et kui mõni kahtleb, siis ütleme halba ta kindlasti ei tee. Ja kui mina näiteks tunnen, et see laseb mul liigutada, on ju, ehk siis parem võtta, kui kannatada valu. Ja minul on ta lasknud oma trikke teha ja me oleme siin koostööd teinud härra Kennetiga ja tal on igasuguseid huvitavaid tooteid siin MSM-iga pidi veel rohkem liigestele ja nahale ja selle kollageeniga kuidagi viimased aastad on räägitud, et ühelt poolt just vanad inimesed, kellel nahk on vaja, et on nii nahale kui ka liigestele, aga teiselt poolt jälle need, kes nüüd teevad hästi palju füüsilist sporti, ehk siis sa kulutad ennast ja kõik need füüsilised harjutused on viimase piiri peal. Vaata, siis ongi niimoodi, et lõpuks need kõõlused ja kõik need liigesed ja mis siin on, et need vajavad sellist lisatoitu ja mina olen söönud ka igasugused proteiine ja näed, siin on näiteks hommikuproteiini ja mida iganes ja miks mulle nemad meeldivad, et see on veel Eesti firma, Eesti toode, sest ma olen muidu enne võtnud igasuguseid muid asju ka, see PCA ehk siis aminohapped, milles siis valke sünteesitakse ja kujutad ette, nüüd üks Eesti firma hakkab ka seda pakendama ja tootma ja miks siis mitte kasutada seda Econfiti. Absoluutselt ja see on täiesti kummaline, et ma sattusin siia nii-öelda kollageeni boksi, sest ma just nädal tagasi hakkasin ise tarvitama küll tablette, aga kas need on nüüd siis pulbri baasil ja need on siis tõhusamad? No vaata, ega mina olen rohkem see praktik. Ehk siis mina söön, joon ja jõusaalis vaatan, kas toimib ja toimib. Aga nüüd liigume edasi ja vaatame, kas kõik vitamiinid on minu kehas olemas. Meravita tegelikult saab nüüd 5-aastaseks. Meravita on Eesti vitamiinide, mineraalainete ja toidulisandite tootja. Ja me paikneme tegelikult tsentriga Tartus, aga meil on ka üksus Tallinnas ja Valgas. Et selles mõttes me oleme Eesti peal laiali ja üha rohkem ja rohkem on eestlased leidmas tegelikult Meravitat enda jaoks. Miks pärast? Sellepärast, et meil tootmine on esialgu veel väike, aga me kasvame ja seetõttu me säilitame väga kõrge kvaliteedi oma toodetes. Ütleme nii, et kui inimesed meie juurde tulevad, siis nad üldiselt ka meie juurde jäävad. Ja sama vitamiinitest tegelikult, mida te tegite ise, eks ju, on selles mõttes nagu hea pilt sellest, et koha peal me teeme praegu selliseid 5 euro eest selliseid 10 vitamiiniteste, aga tegelikult Tartus me avame lähinädalatel meie tervisekabineti, kus me hakkame tegema 30 erineva vitamiini mineraalaine testi, mis näitab ära sellise suure spektri ja siis saab kohe ka valida meie enda toodangust neid asju, mis on puudu. Sest tihtipeale inimestel on vaja just aru saada, et mis mu keha ütleb mulle. Terve mu pere võtab vitamiine, sest mõttes mu ema, isa, pojad, mul on 3 poega, erinevas vanuses. Kõigil on midagi vastavalt vanusele vaja. Üks teeb sporti, teine teeb mingisugust muusikat vähem või niimoodi rohkem. Et selles mõttes, et ja Meravita
algne kontseptsioon on olnud tegelikult personaalsed vitamiinid ja mineraalid ja see personaalsus on see, mida me oleme siiamaani püüdnud ka säilitada, inimestele tegelikult anda. Et selles mõttes, et ma arvan, et see sama personaalne element on see, mis pärast inimesed kogu aeg tulevad meile tagasi ja kes juba tulevad meie juurde, on meiega koos. Need, kes seda messi korraldavad ja siia on tulnud, on tegelikult väga õige loosungi alla koondunud. Inimesed peavad liikuma ja nii nagu siit mõni aeg tagasi ka Tallinna sügisjooks ju tuhandete ja tuhandete inimeste osavõtul stardi sai, siis Vabaduse väljak linna südames, ma arvan, on liikuma kutsumiseks väga hea koht. Ja hakkabki see päev meil kergelt õhtusse jõudma. Tere tüdrukud, kuidas teil täna läinud on? Te olete ju korraldaja tiim. No minu meelest on läinud kõik suurepäraselt. Ilm on olnud kena, eksponendid on olnud ääretult vahvad. On tehtud nii häid pakkumisi, et raske on keelduda. Ohohoo, mis need pakkumised siis olid? Pakkumisteks oli näiteks Toila spa tegi väga hea pakkumise, et tegi ööbimised 79 eurot ööbimisega, siis Salves pakkus siin oma neid püree suppe väga hea hinnaga, smuushidega ja siis sai proovida erinevaid neid rullmassaaže sai proovida ja sai ikka väga kõvasti teha. Kas mina võin ka võtta? Jaa, ikka võite. Mida sa pakud siin? Siin on kõrsikud ja mingid igast kommid ja väiksed kaardikesed. Nii, ma tuletan siis aegu meelde, mis oli 20 aastat tagasi, mil mu ema isa ostsid kõrsikuid. Endiselt sama maitsvad. Aitäh! Järgmises saates räägime võrkpallist, mida saab harrastada nii sees kui väljas. Toome teieni aasta parimad terviseteod. Maitseme Oti pannkooke. Tantsime sumbat ja uurime lähemalt vitamiinide kohta. Kohtume taas pühapäeval 24. novembri hommikul kell 9.30. Liikumiseni!